Nii et Haiti olukord muutub järjest huvitavamaks. Ma tulin just kohtusaalist välja ja nad on endiselt siin kinnipidamises. Praegu toimub pressikonverents ja siin on värskeim info. Prokuratuur väidab, et nad peaksid jääma vahi alla ja et see peaks jätkuma samamoodi nagu praegu. Nad peaksid olema, ma ei tea, üksikvangistuses ja 23 tundi päevas koos kurjategijate, mõrvarite ja inimestega, kes väidetavalt kujutavad avalikkusele ohtu. Kuid kui kaitse küsis, kas te saaksite palun esitada mingeid tõendeid, midagi, mida Ühendkuningriik on esitanud, siis kaitse ütles, et me ei tea, meil ei ole täielikku toimikut või võib minna 60 päeva enne, kui me saame mingisugust infot ja täieliku toimiku ning siis saab kaitse selle kätte. Andrew Tate teadis täiesti, et ta arreteeritakse, sest ta on kasutanud sotsiaalmeedia strateegiat, mis on peaaegu geniaalne. Et proovida veenda masse, et see kõik on üks suur väljamõeldis, üks suur valitsuse kontrolliskeem, et inimesi vaigistada ja võtta neilt sõnavabadus. Ja loomulikult on nii palju süüstavat tõendusmaterjali selle kohta, mida Andrew Tate on öelnud ja teinud, mis peaaegu justkui õigustab tema vahistamist. Kuid vanglast või võib-olla tema sotsiaalmeedia meeskond väljaspool vanglat on ta jaganud viise, kuidas teda allutatakse kõige kohutavamatele tingimustele ja kui ebainimlik see kõik on. Ja ta on samuti tähistanud inimesi, kes seisavad tema vangla ees plakatitega, kiites teda ja pidades teda süütuks. Nüüd on see huvitav, sest meil on tegelikult tõendeid tema kohta väljaspool vanglat. Okei, vaata seda videot korraks. Fänn filmis vanglat ja siin näete Andrew Tate'i. Ma mõtlen, et jällegi, see pole parim video, aga selles videos teeb ta väidetavalt aikidod, mille eest kõik teda õnnitlevad. Aga siin ta on. Siin on Andrew Tate ja on tõesti huvitav mõelda, et me elame ajal, kus inimesed saavad vangide tegevust vanglast väljaspoolt filmida, eks. See on päris hull. Aga veelgi enam, Andrew Tate ütleb neile inimestele, et tulge välja plakatitega, mis on iseenesest huvitav lugu. On veel üks video, kus teda märgatakse. Aga see, mida Andrew praegu üritab teha, on kasutada ära oma kuulsust, oskusi ja teadmisi, et kujundada endast avaliku elu tegelane, sest ta ei ilmunud ju lihtsalt tühja koha pealt. Tal oli ilmselgelt väga nutikas klippide jagamise strateegia, mille abil see mees oli äkitselt igal pool oma videoklippidega, öeldes vastuolulisi asju, kuni ta tõusis tõeliseks superstaariks. Aga tema kohta on internetis nii palju tõendeid, mis on lihtsalt väga-väga ebamugavad. Aga ta on oma arreteerimisega edukalt tekitanud selle arutelu, kas see on tema vastu sihilik tegevus. Ja ta lihtsalt surub seda, surub ja surub. Ma mõtlen, vaata korraks tema X-kontot, eks. See on tema. 8. päev eraldusüksuses. See on karistusosakond kõigile, kes tapavad oma kambrikaaslasi. Ei pääsu vanglapoodi, ei telefonikõnesid ega õueaega. Halvimad võimalikud tingimused, mida USA valitsus terroristidele ja psühhopaatidele pakub. Ma olen süütu, kuni süüdi mõistetakse. Väljaandmine on minu jaoks surnud teema. Mind otsib välisriik. Ma olen Ameerika kodanik. Miks ma siin olen? Eks? Okei, ja ta on siin. 7. päeval olen olnud erihooldusüksuses. Mul on lubatud teha oma igapäevast 1-tunnist trenni ainult 2 korral. 5 päeval olen ma jäänud oma kambrisse 24 tunniks. Täiesti ignoreerituna. Isegi valvur pole mind näinud. Kas see ei ole ebaseaduslik? Kas minu 1 tund õues ei ole seadusega tagatud? 7. päev, kujuteldav. Ta postitab siia oma 6. päeva kogemusi vanglast ja mis veelgi olulisem, võimendab nende inimeste juttu, kes väidavad, et kogu see lugu on vandenõu. Haiti olukord muutub aina huvitavamaks. Ma tulin just kohtukuulamiselt ja nad on endiselt siin kinnipidamisel. Praegu toimub pressikonverents ja siin on värskeim info. Värskeim info. Oluline on teada, et kui nad ütlevad, et ta on vanglas, siis tegelikult on ta kinnipidamiskeskuses, mis tõttu saab sinna sisse vaadata, sest tavalistesse vanglatesse ei oleks see võimalik. Prokuratuur väidab, et nad peaksid olema kinni peetud ja et see peaks jätkuma samamoodi nagu praegu ning nad peaksid viibima, ma ei tea, üksikvangistuses ja 23 tundi päevas koos kurjategijate, mõrvarite ja inimestega, keda peetakse avalikkusele ohtlikeks. Kuid kui kaitse, ja siin on advokaadid kohal, küsis, kas te saaksite palun esitada mingeid tõendeid, midagi, mida Ühendkuningriik on esitanud, siis kaitse ütleb, et me ei tea, meil ei ole täielikku toimikut. Võib-olla võtab meil 60 päeva aega, et saada mingisugustki infot ja täielik toimik ning siis saab selle kätte ka kaitse.
kuidas nad siis üldse peaksid vaidlema oma üksikvangistuse ja kinnipidamise vastu? Kuidas nad saavad minna kinnipidamiskuulamisele, mis toimub praegu? ma mõtlen, meil on piisavalt tõendeid, me saame seda kohe näidata. Videod, Milk Top Bar TV koostatud kompilatsioonid, mis näitavad erinevaid asju, mida ta ütles, sealhulgas seda, kuidas ta tunnistas inimeste vägistamist ja väitis, et neile see isegi meeldib. Aga vanglas ei ole ainult tema. Ta on vanglas koos oma venna Tristan Tate'iga, kes on paljuski peaaegu sama problemaatiline, kui mitte samal tasemel. Aga on selge, mis nende strateegia on. See on selleks, et panna meedia vandenõusse ja tekitada piisavalt survet, et appelleerida, öeldes, et pole piisavalt tõendeid. See ei ole loogiline. Nad lihtsalt üritavad midagi teha. Nad fabritseerisid selle ja nii edasi. Ja ta paneb isegi inimesi tulema välja plakatitega, näiteks Tate on meie kangelane, ma näen siin G, eks. Ta postitab sellist kraami oma vanglast, vaadake seda meest. Olgu kõik. Ma olen praegu selle vangla juures, kus Andrew Tate on kinni peetud. Ja mees, ma ei näe siin kedagi vend, mitte ühtegi inimest. Ma mõtlen, et ausalt öeldes sajab vihma, aga vend, mitte ühtegi inimest plakatiga või protestimas või midagi, kutid. Vaadake seda. Ma olen üsna kindel, et see on seal üleval, see on nagu üks neist toonetest. Viima kallab, aga siin pole kedagi. Mis toimub? Ma ei ole kindel, millele ta viitab. Võib-olla Tate ühes oma miljonist säutsust vanglast või tema sotsiaalmeedia tiimi kaudu, nagu me oleme öelnud, on väitnud, et inimesed protestivad selle hullumeelsuse vastu. Aga jällegi, pidage meeles, et see on tema stiil. Ta on püüdnud avalikku survet tekitada, sest ta mõistab, et avaliku isikuna üritab Ühendkuningriik teda kasutada näitena sellest, mis juhtub, kui sa levitad internetis hullumeelseid ideoloogiaid. Lihtsalt väike meeldetuletuseks, sest ma arvan, et see on oluline. Ühendkuningriigil on ajalugu, kus neile meeldib arreteerida kõiki valesid inimesi. Olgu, ma ei ole selle poolel, kes arvab, et Andrew Tate on hea inimene. Ma arvan, et ta on jäle inimene jäledate ideoloogiatega. Siiski on Ühendkuningriik väga valmis arreteerima inimesi, kes ütlevad midagi sotsiaalmeedias, kuid tundub, et neil on natuke probleeme, kui asi puudutab tegelikke vägistajaid. Ja ma arvan, et juba ainuüksi selle argumendi põhjal on internetis palju ruumi aruteludeks, kas Tate on tegelikult hädas ja probleemne või mitte. Nüüd olen ma ise vaadanud videoid, mis minu jaoks annavad tunde, et tegelikult polegi oluline, kas neil on päris tõendeid või mitte. Kindlasti on olemas midagi, mille põhjal võib arvata, et Tate ei pruugi olla lihtsalt see süütu ja imeline inimene. Ma mõtlen, vaata seda ja ütle, mida sina arvad. Lihtsalt meeldetuletuseks, et ta tegi terve video, see kestab 3 tundi ja 21 minutit. Seda on vaadanud uuesti peaaegu 10 miljonit inimest, kuigi olen kindel, et seda on vaadatud ka teistel platvormidel. Ja ta tegi terve video sellest, miks nad ta arreteerisid, nii et ta on selleks juba mõnda aega valmistunud. Mitte ainult sotsiaalmeedia strateegia pole nii selge, vaid on olemas ka video, umbes 3 tundi seletab, miks süsteem on nii korrumpeerunud. Ma mõtlen, on selge, et ta teadis, et see on tulemas. Aga vaatame korraks Tristanit, lihtsalt mõningaid asju, mida nad ütlevad. Las ma räägin sulle midagi sellest sigarist. See on nagu tõeniselt ilusa naise süütuse võtmine. Mina saan selle kogemuse ja keegi teine ei saa seda enam kunagi. Ilmselgelt süütuse võtmine ei tee sinust kurjategijat, aga selline video tuletab meelde, milline mõttelaad neil inimestel on. See on natuke parem, aga tõeline nauding seisneb selles, et keegi teine tahaks seda väga saada. See on labane, nad on labased, need mehed on labased, ma mõtlen, kuula seda. See on hullumeelne. Kas ma olen halb inimene? Sest mida vähem sulle see meeldis, seda rohkem mulle see meeldis. Mulle meeldis, kui väga sa seda vihkasid. See erutas mind. Miks ma olen selline? Miks? Kui me seksisime, pani ta käe mu kõri ümber ja kägistas mind, kuni ma teadvuse kaotasin. Aga ta jätkas minuga seksimist, kui ma uuesti teadvusele tulin. Näed, paljud inimesed liigitaksid selle probleemseks juhtumiks. Ma olen üks ohtlikumaid mehi sellel planeedil. Mõnikord sa unustad, kui õnnelik sul tegelikult on. Et mina sind keppisin. Kas sa eelistaksid, et ma suruksin su maha ja paneksin sind tegema asju, mis sulle ei meeldi? Või kas sulle ei meeldiks see? Ma mõtlesin, et ma võin sinuga teha mida iganes tahan. See ongi nii, ma olen kõige targem inimene. Sellel planeedil. Ja siis järgmisel päeval oli üks mu silmavalgetest täiesti punaseks läinud. Ilmselt on see üsna tavaline perevägivalla juhtumite puhul, kus ma mõtlen... Teate küll, see on selline videomaterjal, mida te temast näete, eks? Ja nagu ma ütlesin, on ka Tristan. Ta on Olivia,
Jeesus Kristus. Ma olin teine mees, kellega ta kogu oma elu jooksul magas. Ilusad, suured loomulikud rinnad, nii armas. Mees tegi talle iga hetk haiget, kui ma seda tegin, aga mulle tundus see hea. Nii et keda see kotib? Nüüd jälle on need ülbed vennad, kelle kogu olemus ongi see, et nemad on kõige karmimad, kõige hullemad. Nad armastavad niimoodi suurt juttu ajada, seega sa ei tea kindlalt, kas see tegelikult ka tõsi on. Aga just sellist sisu nad internetis levitavadki ja see ongi nende vaatenurk, mitte ainult naiste suhtes, vaid ka iseenda ja selle kohta, kuidas nad väärivad neid asju. Ja mul on selline teooria, et kui sa kedagi vaatad, siis on väga kummaline, kui nad on täiesti ideaalsed inimesed ja siis teevad mingi väga tõsise kuriteo. Tavaliselt on palju tõenäolisem, et on olnud märke või tõendeid, et see inimene ei ole sugugi täiuslik. Ja kui sul on sellised inimesed internetis, kes räägivad pidevalt sellest, kas ja kuidas ja mida nad saavad teha naistele kahju tegemiseks ning kuidas neile see meeldib ja nad naudivad seda, kui teistele see ei meeldi ja kõik selline, see piir selle vahel, kas see on lihtsalt lõbus seksikas jutt või et see pole naise jaoks sugugi sama kogemus, on väga õhuke. Ma mõtlen, kutsu mind geeniuseks, aga mul on tunne, et seal võib midagi olla. Peameeles. Neid arreteeriti 10 võimalike seksuaalse sobimatu käitumise juhtumite eest. Ma mõtlen 10. Ma arvan, et täpne arv on 52 võib-olla. Ma ei ole kindel, me saame selle kohe lugeda. Aga see ongi see, mida nad on internetis levitanud. Ja see on osa põhjusest, miks nad on vastuolulised. See on osa põhjusest, miks nad ei meeldi. Jällegi, see ei ole ainult selline käitumine, nagu ma käitusin naistega sobimatult. Nad armastavad ka rääkida sellest, kuidas nad tüdrukuid kupeldasid. Ma tahtsin ainult raha teenida. Kogu mu elu ma kasutasin seksi tööriistana, et panna naised mind armastama. Et nad kuuletuksid mulle, elaksid minu majas ja teeniksid mulle raha. See oligi see, mida ma tahtsin. Selles mõttes olin ma kupeldaja. Kui oled kickboksija, näed, kui sa oled nii vabalt sellest internetis rääkima, siis on suur tõenäosus, et sa oled kahtlane. Jah. Playboy, kupeldaja. Ma olen seni nende siltidega rahul, aga enamik minu rahast ei tulnud võitlusest. Minu raha tuli tegelikult kupeldamise ärist. Kupeldamise äris, ma olen kupeldaja. Okay. Kas ta on üks neist idiootidest internetis, kes lihtsalt tahab näidata, kui suur ja lahe ta on? Jah, võib-olla. Aga kui sinu vastu on nii palju süüdistusi, siis mingil hetkel võib olla võimalik, et kellelegi see ei meeldinud. Mõni tüdruk seal ei hinnanud seda, et sa panid ta endasse armuma, et saaksid teda kasutada sobimatu sisu internetti panemiseks ja tema pealt palju raha teenida. Kui sa nüüd vaatad selle video ülejäänud osa, siis võib-olla jõuame selleni. Ta annab isegi strateegia, kus ta ütleb, sa pead kindlasti nende passi ära võtma, et nad kunagi lahkuda ei saaks. Ta läheb detailidesse ja veelgi detailsemaks selles, kuidas tema arvates mehed saavad naisi ära kasutada ja väärkohelda. Ausalt öeldes on see päris šokeeriv, eks. Ja juba ainult sellise sisu põhjal võiks arvata, et keegi oleks nad mingil hetkel kinni pidanud. Ma ei väida, et olen õigusekspert. Sellel teemal räägivad paljud õiguseksperdid. Ma tean, et on väga suur vahe sellel, kui arvad, et keegi on kurjategija ja sellel, milliseid tõendeid on vaja kohtus esitada, et nad kinni peetaks. Aga ma ütleksin, et fakt, et inimesed vaatavad seda juhtumit valitsuse vaatenurgast ja ütlevad, jah, meil on nüüd ka lugusid naistest, kes räägivad sobimatust käitumisest. Sa ei ole hull. Sa ei mõtle midagi täiesti välja, see on kindel. Kas ta jääb vanglasse, kui tal õnnestub oma veebikampaaniaga avalikkuse surve abil saavutada, et Ameerika teda Ühendkuningriiki ei saadaks, mida ta praegu üritabki teha? Ma ei tea. Aga vaatame korraks tema X-i postitusi, sest see on minu jaoks tõesti huvitavaks. Tal on kinnitatud postitus, miks nad ta arreteerisid. Siin räägib ta sellest, kuidas Ühendkuningriik on alla käinud. Sõbralik meeldetuletus kõigile kodus. Ühendkuningriigi valitsust ei huvita naised. Lihtsalt meeldetuletus kõigile. Just Ühendkuningriik arreteeris ta ja ta arreteeriti Ameerika pinnal. Ja nüüd peab Ameerika andma loa Andrew Tate'i Ühendkuningriigi saatmiseks, mis võiks teda potentsiaalselt päästa. Me teame, et Ühendkuningriik oleks väga õnnelik, kui saaks Andrew Tate'ist suure skandaali teha. Ja ta teab seda ka ise, mistõttu avalik surve selle peatamiseks on suur. See võimaldab grooming-jõukudel aastakümneid rahulikult tegutseda. Neid ei huvita, nad ei hakka seda isegi uurima, nad ei vaata selle poolegi. Nad avasid piirid ja lubasid sisse miljoneid sõjatäiealisi mehi, jumal teab, kust nad pärit on, ilma passideta. Keegi ei tea nende kriminaalset tausta kahtlastest riikidest. Siin ta jälle lihtsalt üritab tõestada, et nad püüavad minu vastu juhtumid kokku panna, nad püüavad minu vastu juhtumid teha, kuigi tegelikult neid ei huvita.
ja selles osas olen temaga nõus. Ma ei usu, et Ühendkuningriigi valitsust hoolib üldse kruumimisest, eriti kui see puudutab rassismi. Neile meeldib teha avaldusi, mis toovad neile rahvasilmis plusspunkte. Ja nende jaoks oleks Andrew Tate'i arreteerimine tohutu võit. Lihtsalt juhtub nii, et kuigi selles on tõde, on tõsi ka see, et Andrew Tate on vastik inimene, kes võib-olla peakski mõne oma teo eest arreteeritud olema. Nüüd, viimased 4 aastat olen ma olnud mingil kujul aresti all. Ma pole 40 pikka aastat vabadust tundnud ja mind pole kunagi ühegi kuriteo eest süüdi mõistetud. Protsess ise ongi karistuseks, nii et ta surub sellele rõhku. Me kõnnime terve päeva koos kongis edasi-tagasi. Ma pole teda aastaid nii selgelt kuulnud. Ta on siin olnud sellest päevast alates, kui ma saabusin ja isa ütleb mulle, et ma ei annaks kunagi alla. Uus kriminaalasi. Ühendkuningriik on jälle langenud. Inglismaa laguneb sõna otseses mõttes koost. Meil on Ühendkuningriigis olemas kõik probleemid, millega ühiskond võib silmitsi seista. Eks? Nii et räägib lõputult sellest, kuidas nad üritavad minu vastu juhtumid kokku panna. Ja Lisa Olisel ootab, et keegi teeks õiget asja, aga seda ei juhtu kunagi. 1000 kirjad on saadud Ühendkuningriigist. Nad ütlevad, et me oleme kangelased, et kõik armastavad meid ja et keegi Ühendkuningriigis ei usu valitsust. Nad küsivad ka, miks USA minuga nii käitub. Ma sooviksin, et mul oleks vastus. Siin toob ta välja need 2 erinevat advokaati, Robert Barnesi ja Viva, kes arutavad, kas teda saab arreteerida või mitte. Mind tegelikult huvitaks kuulda, mida neil öelda on. Äkitselt, täiesti ootamatult hakkab ta umbes aasta või 1,5 poliitikaga tegelema. Saab tõeliselt hoo sisse, sest tal oli loominguline viis panna inimesed teda ja tema sõnumit toetama. Ja siis täiesti ootamatult hakkab Rumeenia valitsus teda kriminaalkorras sihikule võtma. Jälle vandenõuteooriad. Küsimused ja arutelud selle üle, kas on lavastus või mitte, päev 11. See on karistusosakond inimestele, kes tapavad oma kambrikaaslasi. Okei, ma eksisin. Ta pole seal olnud 20 päeva, vaid peaaegu 11 päeva. Ja siin ta väidab, et ta on selles eriosakonnas ja ilmselgelt ütleb Krok, et seda ei kasutata ainult karistusosakonnana neile, kes tapavad oma kambrikaaslasi, terroristidele või psühhopaatidele. Enamik kinnipeetavaid hoitakse seal administratiivses kinnipidamises turvalisuse ja ohutuse kaalutlustel. Tema on seal süüdistuse tõttu vägistamises, inimkaubanduses ja lapspornos. Ja siin jälle tema või tema meeskond postitab, miks nad mind arreteerisid. Nad räägivad kõigist probleemidest, mis toimuvad. Minu tiivas on palju vähem vanglaametnikke kui siis, kui ma esimest korda SHU-sse saabusin. Siin üleval on kõhedalt vaikne. Ma ei teeks kunagi enesetappu. 10 vanglas veedetud päevast olen ainult 3 korda õue saanud. Olen 7 päeva järjest veetnud 24 tundi ööpäevas oma kongis lugu taga, millised on Ameerika kodanike õigused. Süsteem vihkab mind, sest need, kellel on võim, kasutavad seda ainult valetamiseks. Autentsust peetakse ohuks, sest minu mõjuvõim tuleneb sellest, et inspireerin miljoneid noori mehi üle kogu maailma. Sellepärast nad vihkavadki mind. Kui paljud Epsteini sõbrad arreteeriti? 15 USA Marshalli poolt relvaähvardusel. Kirjuta mulle vanglasse siia selle e-posti aadressiga. Ta räägib ja räägib püüdes seda asja luua. Ja ma arvan, et ta loodab, et see lihtsalt vabastab ta. Me näeme, kuhu see lugu viib. Nagu ma olen öelnud, arvan ma, et mõlemal poolel on oma tõde. Ma ei tea piisavalt sellest õiguslikest toimingutest, mida on vaja teha, et teda tegelikult arreteerida ja mis edasi saab. Aga kõik, mida ma öelda saan, on see. Kui sa oled keegi, kes on piisavalt rumal, et internetis kiidelda sellega, kuidas sulle meeldib ebaseaduslikke asju teha, siis ühel hetkel võib see sulle kätte maksta. Ja lisaks, kui sa hakkad valitsusele vaenlaseks, võivad nad samuti proovida leida midagi, millega sind vahele võtta. See on lihtsalt maailma tõde. Kas valitsus on hea? Ma ei arva seda eriti. Kas Andrew Tate on hea? Mul on üsna selge, et ta ei ole. Kas on võimalik, et see kõik on lavastus? Jah. Kas on võimalik, et on ka palju tõendeid ja see on lõpuks Briti valitsus, kes teeb midagi selleks, et tegelikult naisi kaitsta? Jah, see on võimalik. Me ei saa seda veel mõnda aega teada. Igatahes see ongi Andrew Tate'i ja Tristan Tate'i lugu. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.